On pühapäeva õhtu, kell on, issand, ma ei tea, mis kell on, 17:43. Ma õhtusöögiks täna valmistasin midagi lihtsalt ja kiiret, sellepärast et kõik on väsinud. Rauno magas just diivanil pea 2 tundi. Ma mõtlesin küll, et ma panen seda kruiisivloogi kokku, aga ma ei viitsinud, ma lihtsalt olin. Ma vist ei öelnudki enne, mis ma teeme ju. Mõtlesin, mida peab rappe. Tikeldasin ära frillise, küpsetasin proteiini. Proteiini? Jah. Siis päiksepäevad tomasid mulle. Siin on feta juustu, punast sibulat, kurki, paprikat. Kes lööb paprikat? Jaa, paprikat pannakse. Isegi hepas pannakse paprikat rapi vahel, et seda teeksid. Pandakse või? Joo. Praegu mõtlen, et ja kastmaks meil on selline, kes tahab saab tegelikult panna seda šedariumaga. Ja mina olen seda rukolit, ma panen rukolit ka vahel. Miks ta kurpidi? Aga igaüks teeb enda ise. Ma tegin selle võimalikult lihtsaks teie jaoks. Tegelikult tegid jah. Mulle meeldib see, et kui sa oled nagu saanud selle wrapi valmis ja see näeb nagu nii ilus välja, siis võid hakkama seda rullima. Ja kogu see ilu lihtsalt läheb ära. Aga selline kaunitar tuli minule. Nii cutie, nüüd on vaja see kokku veel saada. Niiviisi tulin hoopiski jalutama. Süüa ei tahtnud, sest tuju läks ära. Ja ainus asi, mida ma tunnen, et sellistel hetkedel mind aitab, on liikumine. Ma ei tea, kui palju ma kõndinud olen. 6,5 kilomeetrit kohe. Ja ausalt öeldes mul on jalad üsna valusad. Ma olen üsna väsinud. Ma ei söönud ennem, eks ju, nagu ma ütlesin. Ja ei ole nagu kõige parem olla. See on ikkagi sammud kodu poole nüüd. Mingi kilomeetrike veel. Ja siis ma olen nagu sangar seikas. Iga kord, kui keegi ütleb ja siis mul alati see laul tuleb pähe. Don't mind the junnid. Aga vaadake, kui armas loom. Ta on ühes silmast pime. Ja kõrvas on tatoveering. Ega siit näha on. Näita neile Kermo. Tal on nii põnev praegu. See on mingi kott ja see on ju põhiasi. Tal on nii põnev praegu. On või? Kas on nii põnev või? Tahad ole selle siia kõhu peale panna, emme? Ei ole vaja. Tal on maas väga tore. Tal on põnev seal. Tere hommikust. Täna on 19. jaanuar. Õues on endiselt väga imeline talvevõlumaa. Ma ärkasin suht hilja. Mul on tekkinud siia 2 mingit huvitavat punnikest. Tegelikult tekkisid juba eelmine nädal, kuna ma kannan maski küüsi tehes, siis need tekivad sinna väga tihti. Ma nüüd lähen tööd tegema ja lähen viin oma kliendile siuksed Dave & Jonesi tadlarid, mis ma leidsin ja tema alati toob mulle, kui ta reisil käib. Oskar hakkas ka vlogeriks nüüd. Jah, näed, video on videol. Et ma mäletaksin ka hiljem, kui ilus ilm on. Nii kena. Täitsa lõpp. Issand, kui ilus. Et kui ma dress-upin, siis ma dress-upin ennast üldiselt nagu vanaemaks, jah. Issand, kui hea, et meil on 18 ole. Natuke aegunud proteiinipuding, ma pole seda veel proovinud. Maasikoma. Loodan, et see on hea. Annan teada. Ja poja tehtud omlett vinkudega
ka vanaks läinud kodujuust. Või noh, ka, täna tegin lahti alles 16.01 kuupäevaga. Ja siis väikene röst sai. Kas sa matsidest sanna või? Juus on kindlasti välja. See on ikka kätekreem. Veits näeb nagu kätekreem. Ju. Ei või? Okei. Šokolaadi oma on ikka kõige parem vist nende. Ju maasika kätekreem, noh. Ei ole hea ju. Ei ole ja tekstuur on tõesti nagu kehajogurt. Ma vist ei suuda seda süüa isegi. Ma olen väga tekstuuri probleemne inimene. Seega, see jääb alles. Natuke vaiksemaks. Kassi silmast ta üldse ei näe niimoodi. Päev on õhtusse jõudnud. Õnneks on nii külm, et ma pean ruttu koju minema. Ma ei jääkski muidu siia päriselt. No, vaadake lihtsalt seda ilu. No nii, kodus. Temakene ikka elab. Nii muidu või? See läks sinust väga kena, kui sa ise oma junnid kokku oleks. Excuse me? Ma jätsin jänku toidu maha, vanaema saatis jänkule süüa. Kas sinu päev läks, Musi? Mul või? Väga hästi. Ma bussi lähen koju. Ma muidu oleks rohkem ostnud, aga ma ei saanud, sest et ühte taskusse maksis 2 tükki. Hommikut teile. Õhtust ikka. Õhtust teile. Emme! Osu tüütu, ei lase mind kaamerasse. Ossu ja emme. Jõu! Te olete normaalsed või? Oh my god. Keegi hakkab nutma varsti. See just sina ju. Lõpetage ära. No nii, kell on 21.16 ja ma hakkan õhtusööki sööma. Rauno teeb neile nalja. Ja lapsed lõugavad nagu oleks vaja lastekaitse kutsuda. Ma ostsin Rootsist katleid. Selliseid, mida ma pole varem söönud. Ja ma mõtlesin, et ma maitsen. Ja siis ma annan teada, kuidas need maitsevad mulle. Ma alustan sellest, see on super sour ananas ja sitrus. Ta tõesti meenutab mingit kommi. Ka väga hapu. Väga mõnusalt on ikkagi nagu ananassimaised ka, aga see sidruni hapukus on aga hea. Lõpus tuleb see magus tartimaitse. Siis sellised maasika ja jogurtiga. Sellised firmad nagu Garant. Ma ei ole varem. Eestis ma neid näinud ei ole. Mulle meeldivad need Dave & Johnsi omad rohkem. Maasika milksegi omad. Ta on nagu suht vähe seda maasika maitset. Ja siis on soolakaramell. Teate, see lõhnab täpselt nagu need sõõrikud. Need suured karamellisõõrikud, mis on karamelli või selle iirisega pealt nagu täpselt selle lõhnaga. Kunagi koolipuhvetust müüdi neid suuri iirisesõõrikuid. See vist on mul lemmik praegult nendest 3. See on väga hea, mulle väga meeldib. Öö käes. Kell on 10 minutit 12 läbi. Ma hakkasin tegelikult magama sättima ja siis mul tuli meelde, et lastele ma lubasin hommikuks teha hommikusööki, külmkapi valmis. Oi. Mis häda on? Olgu, see on märk, et ma pean lihtsalt magama minema. Ja tööd väike Musi.
Siuke oli. Ma saan aru, et see on su lemmik, aga pane pessu sul. Mitte neile mammi. Anna mulle mammi küll ütle. Kusu seljakott on asju? Ja mida on siin oma? Nii mõnda. Ja ma saan aru, et see võib juba olla täiesti tüütu, aga ma ei saa üle, ma päriselt ei saa üle sellest ilmast, nagu see on totaalne talvevõlumaa. Kui nii imeilus. Väga on ju. Lõunasöök Heleniga. mu kõrval. Jumal küll. Sul oli ka juhtmetega probleemid selle päeval vist? Juhtmed olid kuskilt taga. Ei oli vesi seal. Mega hea. Veits kõva. No eile ta oli parem natuke. Kui hea ka, kui klient hiljaks jääb toopamanduseks ise tehtud vastlakukleid. Oleks võinud vahepeal ka protsessist mingi video teha. Ja mina mõtlesin, ma ei saa enam lumeilbeid teha. Aga siis tuli kätu. Vanaema saatis Jankule süüa. Kus ma võib vanemale ka näidata seda või? Miks sa kiirustad? Ma tahan kiiremini arvutisse. Ahah. Mu õhtu ei ole tuju mõttes just kõige meeldivam olnud ja nüüd ma tahtsin panna õhtusöögi ahju, kui ma avastasin, et üks nendest asjadest, mis käib nagu sinna pannide vahele terekiribiks, oli kukkunud ahju põhja ja see oli sinna ära sulanud. See ei tule sealt maha. Kõik tulid meie uut elanikku vaatama. Seal on mingi tuli sees ongi ju. Mis me talle nimeks paneme? Jaanus. Ütle Jaanus. Jaanus. Ütle Albert. Albert. Ütle Jaanus Albert destilleerivad. Albert tehti veebile. Mul jälle pea valutab. Ja see on üsna häiriv. Ja mul tekib nagu siia vasakusse kõrva selline nagu lennukis oleks ja siis kõrv teeb niimoodi plump, plump, plump. Mu pea lihtsalt ei tööta. Mu aju jookseb niimoodi kokku. Ma ei saa täpselt aru, miks mu pea üldse kogu aeg valutab. Okei, kogu aeg on liialdus. Aga see valutab tihti. Ma ei ole tänaseks 2 kuud e-sigareti teinud. Ja kui ma tarbisin nikotiini, siis mul pea valutas praktiliselt iga päev. Nii et sealt on nagu suur samm edasi tuldud ja väga tore, aga see pea ikka endiselt valutab. Ma kahtlustan, et see võib natuke seotud olla suhkrusöömisega, sest ma tõesti ei hoia ennast tagasi. Ma enne vlogisin, et ma lähen jalutama. Nii et ma pean nüüd kurvastusega ütlema, et ma vedasin enda alt, sest ma ei läinud. Hatšau või? No, ütle. No ütle. Sa olid minu poole ja. Tau! No iga päev see kukles. Ma ärkasin täna nagu väikse sellise nagu keha on natuke siuke jõuetu. Võhma on nagu vähe ja natuke nagu nohutunne või selline kurk on jälle imelik. Ma alles olin õige. Kell on 8:34 ja uues on jumala hämar nagu. Aga ilus on ikka. Ma ei teagi, millal need jõulutuled siit peaks maha võtma. Meie kuusk on endiselt nagu tuttuus reaalselt. Siit on mingid loomakesed käinud, ma näen. Mul on täna alles kella 3 töö. Ja mul on sinnamaani vaba.
ma ei suuda praegu millelegi muule mõelda, kui et selle ma tahaks tagasi magama minna, sest mu keha on nagu traktor jälle jäänud siuke kange. Iga hommikune töö on seda lauda koristada. See on iga hommik täpselt samasugune, siin on alati midagi peal, alati. Issand, kui tore, meil on nüüd kuivati. Ma pean selle puhtaks tegema, sest see on rokane. See on täiesti rokane. Nii lahe, meile pesime rätikuid, kuivatsime neid. Ussus sudi. Ühe korraga tuleb nii palju seda või? Ma ei tea, kas teil on ka lemmiktassid. Mul on igal aastal lemmiktassid. See on mingi veits šokolaadine või siuke pähkline lõhn. Issand, okei. No nii, see nüüd on küll veits kuum, aga maitseme. Kõik kofeiinivabad kohvid on natuke vesised minu jaoks. Et kui sa teed oast kohvi, siis see on siuke kreemine ja mõnus, aga no, ma ei kurda. Ta on hea, ta on ikkagi hea ja ma tarbin ta ära nagu hea meelega. Ma panin siia seda tavalist 2,5% piima ka, et võib-olla kui ma täispiimaga teeks. Olgu, ma nüüd panen oma aurumasina valmis ja lähen teen auru. Masina jah leidsin, aga no siin kapis, kus olema peaks, on nii palju muutrena, et ma lihtsalt ei suuda leida seda. Esiteks see kapi uks käib lahti nagu ma ei tea, mis asi. Need peaks olema kuskil seal, aga siin on ainult kettad. Ja seal taga on mingid Rauno tööriistad ja asjad. Ja siin all on ainult kettad. Siin on nagu 2 suurt kotti ja 2 väikest kotti kettaid ja pluss need. Ja, pean äkki Rauno käest küsima. Äkki tema teab, kus see meil olla võib. Seda õues on nii pimedana kuidagi. Tõmbad kaardini üles ja midagi nagu ei muutu. Õues on ikka nii ilus. Pime, aga ilus. Ei saanud ma teha auru. Ja ei ole ma ka midagi söönud, sest mul ei ole isu. Sest ma tunnen ennast veidi haiglaselt. Nagu ma juba ütlesin, on ju. Aga ma panin värske vee endale ja ma tundub, et vesi läheb hästi praegu alla. See bambuka. Kindlalt 2025 aasta parimast. Ilma naljata. Ma ei tea, kuidas teiega, aga või kui tihti te pesate enda veepudeleid. Ma ei tea, võib-olla kõik juba teavad seda, võib-olla mitte. Aga seisnud vett ei tasu juua. Kui see on seisnud 24 tundi juba, siis ma ei soovitaks seda enam juua. Eriti kui ta seisab plastpudelis, sest plastpudelis tekib see biofilm nagu kiiremini kui teistes materjalides. Klaas vist on kõige parem või ongi metall. Ma ei tea, emb-kumb, igatahes plast on nendest kõige kehvem. No eriti kui nagu juuakse niimoodi, et sul läheb suu nagu sinna vette konkreetselt, siis need bakterid saavad ülikiiresti vee sisse ja see nagu... Ma ei tea, miks ma seda räägin. Aga ma tahtsin, et see kõik oleks nii, nagu ma räägiks oma sõbraga. Nii et te olete kõik mu sõbrad. Ja ma informeerin teid, et ärge jooge palun seisvat vett ja pestke enda veepudeleid, eriti kui see on plastikus, siis iga päev korralikult. Kui no, mina enda oma pesen siuke 2 korda nädalas, niimoodi nagu põhjalikult puhtaks. Sest see võib tekitada mingid, ma ei mäleta isegi, kus ma seda kuulsin. See oli nagu mul tuleb ette, et see oli mingisugune loeng või mingi asi, kus ma nagu osalesin. Kus räägiti biofilmist. See on vaata see libe kiht, kui sa pudelit või midagi, kust vesi on seisnud ja siis see läheb libedaks. See on biofilm. Ja see on nagu bakterite kogum ja seente kogum. Kui see juba haiseb, siis on nagu väga pahasti, aga siis nagu nii keegi ei joo seda, aga seda näiteks pudelites tihtipeale sa ei tunne seda, sa ei saa aru, et see on libe enne, kui sa seda pesema hakkad. See on hästi, mul on seda juhtunud. Ma arvan, et vist kõigil on.
issand jumal, ma lihtsalt rämblen. Okei, ei. Mul on see komme, et ma nagu tahaksin vabandada, kui ma jään millestki liiga kauaks rääkima. Aga miks ma seda teen? Miks ma vabandan? Miks ma pean vabandama, kui ma tahan iseenda nagu vabatahtlikult filmitud vlogis rääkida sellest, mida ma tahan ja miks ma pean vabandama? Ma ei pea vabandama nagu, oh my god. Selline taipamine. Ma loodan, et ma ei vabanda selle eest, et ma nagu, kes ei taha, see ju ei vaata ja ma ju teen seda endale. Nii et cheers to that. Praegu vaatan enda selja taha ja mõtlen, et meie tuba on nii pläsa. Tegelikult see on hubane ja soe, ei ole hullu midagi. Mind üldse tegelikult hoidis tagasi nagu see ka, et nagu filmimast varem. Et meie kodu ei ole ju mingi hull selline Insta kodu, noh, et nagu kus oleks mingi super ilusad kaadrid saaks teha ja me ei ela kuskil uusarenduses ja meil ei ole tutikas korter ja siin on palju nagu, mida tahaks teha. Aga see on meie kodu. Me oleme täiesti tavalised inimesed ja me elame täiesti tavalises kodus. Õht on tühi. Nii et ma vaatan, mis seal on. Ma mõtlesin küll, et võiks nagu teha seda putru, aga ma tahaks nagu soolast putru. Aga ma ei oska teha soolast putru. Ja ma mõtlen, kui ma teen tatraputru, siis see toiteväärtus on ju praktiliselt 0. See on lihtsalt süsivesik. Nii et ma lähen vaatan, mis ma sealt köögist saan. Ma leidsin munakapist, teen muna ja siis siin on need. Siis siin jakene küll. Tule, paneme sulle heina. Jah, kust tuled? Mine sööma heina nüüd. Mine sööma. Jah. Ma lõin muna lahti ja siis mul tuli siin selline muntsivend. Nii nunnu. No ma flippisin selle ümber, see tuli peaaegu täiuslik. Ma ei tea, see jäi natukene siia alla. Sa saaks olla natuke rõõmsama näoga. Ma pidin vastama, miks ma nii kuri mees on. Ära hakka mulle niisuguseid mõtteid panema vahe. Nii palju ka ma seda sisu lumoida. Väikene plaanide muudatus. Me pidime leidma tänasele kliendile uue sobiva aja, sest mulle tundub, et see ei ole lihtsalt hommikune väsimus ja väike krõmm, vaid ma nagu hakkangi päriselt haigestuma. Nagu pöidlalt pihus, et see ei oleks nii ja loodame, et homseks on tegelikult juba nagu parem. Ma võtsin just C-vitamiini sisse, ma võtsin ka paratsetamooli, sest mu enesetunne ei ole nagu kõige parem. Ja ma igaks juhuks kraadin ka ennast, sest ma tahan minna ikkagi väikese ringi teha emaga jalutama. Et kui palavikku pole, siis värske õhk teeb head. Ma nüüd panen ennast riidesse ja varsti peaks tulema ema. Oskar jõudis koju vahepeal. Ma ei tunne, et see rohi oleks nagu liiga palju paremaks teinud midagi. Ma ei tea, kas ma üldse näitasin. Võib-olla ma isegi ei näidanud, aga Rauno ostis mulle laeva pealt sõprapäevaks juba ette ära sellise lõhna, mis ma olen käinud poodides nuusutamas üle aasta juba ja ma olen nii väga soovinud nendele. Ja see on eliksiir, ehk siis see püsib nagu kõige kauem nendest. Ma tunnen, mul on nohu tulemas. Ja ma kardan, et ma homme ei tunne lõhnasid enam. Ja ma käin iga natukese aja tagant ja nuusutan oma lõhna.
ja kuna ma täna tunnen lõhna, siis ma panen seda endale peale. Kuigi ma lähen ainult jalutama ja olen ainult kodus. Siis see on seda väärt, ma arvan. See pihusti on natuke nagu selline liiga, ta võiks olla nagu niimoodi, aga ta on siuke, ma ei tea, kas see nüüd siit peale jääb, aga ta on nagu liiga otse nagu tuleb. See oli küll raiskamine praegu. Okei, teie jaoks ainult. Vaadake, kui ilus meie kuuseken on. Joo, kun on niin kinnisin jo. Oi. Vaata, kui ilus. Nyt täällä on paljon paremmin. Ma just rääkisin hommikul, või ma ei mäleta millalgi rääkisin, et ma ei kujuta ette, et sellest, et mingi joomismängu teha, et iga kord, kui ma selles videos ütlen, et issand, kui ilus, vaata, kui ilus siin on. Võib keegi lonksu võtta ja video lõpuks on ta porjos. Kuule, nõu! Ma panin need pelmeenid nüüd kuuma fritüüri, sest ma panin liiga palju vett ja nad jäid natuke liiga palju keedetud pelmeeni moodi. Mul Hindrekut oma vlog mängib, kui nad kõik pirevad. Arvates olen messest huvitatud, et see tuleb. See oli tubli ja Margo kokkusaamisel puhul olnud üks meessäde, proua, poised. Lihtsalt või? Jah, okei. Kas Oskar ka kuulis mind? Ilmselt mitte, ta ütles mida? Kas sa saaksid palun Oskari kutsuda nii, et sa ei karju? Ei ole liiga palju kõht tühi. Tähendab, kõht on tühi, aga isu ei ole. Ma olen natuke haigestunud. Ui. No mul hakkas õnneks parem õhust. See on super tore. Küll ajab pahaseks see, et nagu pole jõudnud söömaga hakata. Just lõpetasin ja siin on jälle kõik junne täis. Kas sul on öelda ka enda kaitseks midagi või? See on sinust äärmiselt ebaviisakas maha junnida kogu aeg. Nii, jäti soomusi. Nüüd on see käes. Mul on liiga palju kukkasid 2 kana jaoks. Nad rapivad neid. Oh my god. Armastage üksteist. No lihtsalt kalad on palju ägedam kui kukad. No kukka peab ka olema ikka, et kalad muneksid. Oi, 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 oi. Pappi, ära tiri teda. Bruno ei tohi. Hindur. Vaata, loomadega on niiviisi, et kui sa endale taluloomad võtad üldse loomad tegelikult, siis võib juhtuda. Aitäh! Ka tubli oled. Aitäh sulle! Tuleks nina ära loputada, mul on nina alt nii valus. See soolvesi vist. Tavaliselt, kui mul on nohu, siis ma kasutan Oskari, see nagu allergikutele mõeldud ninaspreid, sest see aitab kõige kiiremini. Ma ei suuda praegu tuvastada, kus see on. Viimati, kui ma haige olin nüüd jõulude ajal, siis ma ostsin sellise, see siis on soolainhalaatori Kidsmeedist ostsin. Mul sõbranna Laura soovitas seda. Ta vist oli mingi koostööd nendega.
ma ei ole kindel. Mõtlesin, et proovime, kuigi mul ei ole nagu kurk valus. Ei tea. 3 inhalatsiooni. 3 korda siis pean tõmbama korraga või? Okei, ma ei tea. Ma ei saa aru, kuidas see käib. Siit ei tule midagi. Ma lihtsalt tõmban või? Okei, proovime. Ma arvan, et siin läks midagi valesti, sest vaata, ma tegin hästi mitu korda, nagu tõmbasin välja. Iga kord, kui ma lahti tõmbasin, ma kujutan ette, et doseeris siia midagi. Ja see oli siuke kogus. Nüüd on küll see hetk, kus nõud pesevad. 2 masinaid pesu on pestud, söök on tehtud. Lõunasöök vähemasti. Ma tahaks tegelikult õhtul poes käia, kui Rauno jõuab. ja 5 seiklusingulise kitse koju tagusi. sul oli muna ka või? Ei olnud, aga ma praegu söön suht palju muna. Rauno jaoks on väga oluline, et oleks mis muna? Vabalt pidamata ka. Ahah, no vot. Ilma kvaliteediga olema õigesti. Neid meil on praegu ka kodus. See on kõige normaalsem hinnaga ka alla 4 euri. Sellised me jah, mingi aeg ostsime nagu otse mingit munamehelt ka. See ei ole küll normaalne. Ma väga armastan seda kala. Nagu väga armastan. Skumbria. 6 eurot. Kas te teete mulle nalja või? Ei ole ok. Ei ole ok. Tervise ei ostmata. Tuli neid eraldi võtta. Ei taha. Ei, sa oled nii tugev. Ei, sa oled nii tugev. Tšau. Ma ei tea, kas see näha on. Mine söö ära, palun. Poes käimine tõmbas selle viimase energiaga seest ära. Ja ma arvan, et see oli halb mõte poes käia. Lihtsalt sellepärast, et nüüd mul on nagu süda nii paha. Rauno teeb seda soolast liha ja ma saan seda soolast liha süüa. Ma lihtsalt söön seda, mis alla läheb. Praegu ei ole absoluutselt millegi su. Ja ei lähe. See näeb nii fantastiline välja, emme. Ja just Pelmeenid hapukoorega või? ei, vaata seda. Oota, pane see flashlighti peale. No näita uuesti. No nii, väga imeilus. Hea tisupoika. Tä? Hello. Mis värk toimub? Teine pelab siin toas. Täna on selline minu toit. Mozzarella ja peekon ja värska. Ta tuleb niimoodi painurima. Kuule, mis sa teed? Oi kui. Oi kui. Leidsin selle suure üles, mis meil hommikul kadunud oli. Nii, kõik, kes on tõbised või tunnevad, et nad hakkavad jääma tõbiseks, siis ma soovitan teha sükast jooki, milleks on tavaline Coca-Cola. Siiroga see kahjuks maitseb nii halvasti, et seda ei taha keegi juua. Tavalise kopaga, siidrun ja ingver. Ma panen umbes sellise kontsu. Alati võib rohkem panna. Ma vist isegi panen natuke veel. Ma annan siis Siilile ka väikse tüki. Natuke tervistele ka. Mul on siin sellised tükid ingverit. Siis ma need teen pisikesteks tükikesteks. Võtad väikse poti. Paned selle, no mina leiksin siuksed tükid. Mõõdad tassi sisse nagu tassi täis kokat ühesõnaga. No siin oligi täpselt 1 tassi täis. Siidrum kindlasti ei pese väga korralikult puhtaks. Läheb see tööle.
9 on maks, ma panen kuskil 7 peale. Ja siis valame selle koka siia sisse. Ja nüüd on väga oluline see, et see tuleb lasta kuumaks keemiseni. Selle osa ma pigistan lihtsalt siia sisse. Nii. Võt ja ega muud ei olegi. Lihtsalt lased tal seal soojaks. Läbi sõela valad tassi ja jood nagu teed. Ma ei tea, 4-5 tassi päevas kas või. Ostsime Selverist kõige odavamat tomatit, mis seal oli. See oli 99 senti kilo. Ja no palun vabandust, aga mis värvi tomat see on? Siit seest on nagu mingi puit. Oskar palus, et ma teeksin või leiba neile hommikuks valmis. Ma ütlesin talle küll, et ma ei tee ja ma ei jaksa, aga kuna mul see paratsetamool hakkas möllama, siis kui ma käisin pesus, see andis natuke energia. Kuna ma nagunii juba siia tulin kööki, siis ma ikkagi teen. Nii. See vaikselt muliseb, aga need gaasid nagu tulevad välja sealt. Siis Siiliale ka jälle natukene head üle siit. Ma näitasin, kuidas ma selle tassi valasin ja mu kaamera ei töötanud. Auel. Mul on siuke hea sõel, et ma saan teda nagu siin sees veel hoida natuke aega ja ma seda ei segu ei viska ära, vaid ma panen selle potti tagasi ja siis ma panen selle poti peale natukene nagu poti sisse natukene kokat juurde. Oskari ja Eliseele. Ja siin ootab minu koka. Ma teadsin, et ära tee, mul on ninakind, nii ebamugavuselt. Sa oled Sigma. Ma olen Sigrid. Istan nii. No, ma ütlesin talle kohe. Ta mõtled, et oi joo, mul oleks midagi silma. Tund seda selva ka ebameeldib. Täna Mul mitu on korda. praegu midagi silma. Ma ei saa nagu aru, kus see on nüüd. Nii. Ja teed. Oota.